Tere tulemast vaatama 2023 e-autoralli Eesti meistrivõistluste Portugali Power Stage'i videot. Seekord siis katseks La Rocca katse väga paljude tagasipööretega, enamasti mäest alla looklev katse. Ja tegu siis ralliga, mis lõi korralikult kaarte segamini. Ja alustame EMV2 arvestusega. Gert Rohtjärv on meil kõigepealt rajale minemas. Sõitja, kes siis vahepeal vahetas klassi EMV1 arvestusest kolides üle EMV2 arvestusse ja leidis nüüd siin Portugali rall päris head minekut, tulles siis hetkel olles tulemas top 5. Mõned sõitjad, keda me ootasime EMV2-s ettepoole, on rallil veidikene põrunud. Näiteks Silver Jõpert katsel katkestanud Carvalho Terrei katsel. Ja samuti siis Emil Lepp on ralli katkestanud ja jääb seekord nulli peale. Lauri Hõbelaid siis vahepeal starti läinud, kes siin võitleb 4. kohale. Praegused seisud siin rallil tähendavad, et punktivahed tabelis lähevad veidi kinni EMV2-s. Kevin Milpak siis ka startinud. Kevin Milpak ja Lauri Hõbelaid siis need kaks sõitjad, kes korralikult punkte teenivad Lepa ja Jõhverti pealt. Küll aga vahed on hetkel nii suured, et mingeid olulisi mõjutusi see praegu veel ei too. Küll aga vahesid teeb väiksemaks, seega tekitab see võimalusi Milpakil ja Hõbelaiul tõmmata hooaja peale rohkem järgi. Rohtjärv jäi oma ralliga väga rahule. Jäi väga rahule, et jõudis top 5 rallit siis hetkel. Et sai konkurentsi pakkuda. Vahed on muidugi suhteliselt suured, seal on läinud kaasa tugevate sõitjate katkestused. Tähendab see seda, et Kevin Peet on rallit juhtimas 2 minutiga Raido Mõtsari ees. Kevin Milpak siis hetkel 3 minutit maas, Lauri Hõbelaid 4 minutit maas ja Gert Rohtjärv 5 minutit maas. Selliste minutiste vahedega umbes sõitjad tulevad. Mingit positsiooni muutusi ilmselt punktikatsel oodata ei ole. Siis punktikatse punktidele endiselt võistlus käib. Kevin Milpak katse keskkodas. On siin mõned kiiremad kurvid, need tünnid, mida tee ääres näha, need on suhteliselt rasked, et kui sinna otsa sõita, siis auto võib väga vabalt katki minna. Ja, millest ma räägin, Gert Rohtjärv siis sõidabki sees sinna tünni /refi uniku otsa ja see võtab ta rajalt maha. Kui kurv hiljem läheb laiaks, aga suudab end päästa rahva unikusse sõitudest. Saab rahulikult jätkata ilma mingi resetita või sekendusteta.
lõikab siin hetkel hõbelaid, võtab seest lindi lausa kaasa. Ja laiaks, kuna tegu on suhteliselt avatud katsega teatud lõikudes, siis lõikamisi ja laiaks sõitmisi hakkame nägema järjest rohkem. Mida kiiremate sõitjate poole me liigume, seda rohkem nad ka kogu rada ja veel lisaks ära kasutavad. Sama kurb siis, kus Rohtjärv läks laiaks, siin Milpak tuleb ilusti läbi. Sõbelaid Nimitši poole liikumas. Oluliselt kiiremini kui Rohtjärvel oli ka mõned head sees 5.30,9 ehk siis veidi üle 10 sekundi kiiremini kui Rohtjärv. See on ka loogiline. Näes ka Raido Mõtsar startimas. Sõiti, kes näitas päris head kiirust eelmine aasta DLC 10 platvormil, nüüd siis esimest korda poodiumi konkurentsis ka LVR-il on suutnud need autod vähemalt koos hoida. Milpak liikumas katse lõpu poole ja ajaks 5.37,8 ehk jääb hõbelaiule ikkagi peaaegu 8 sekundiga alla. Tundunud siin juba mõned ka üles sõitja oma kelame juba oleme näinud. Siin ka käsi pidurid päris hoolikalt. Kevin Bates siis ka kindel ralli liider ja muidugi ka kindel punktitabeli liider katsele minemas. Temal lootame ka kindlasti punktikatse võitu siis praeguse seisuga. On ta tempo olnud teiste üle nii domineeriv, et midagi muud oodata oleks natukene rumal. Aga nüüd korralik plokk pidurdades seal oli, aga täpselt ilusti vedas välja kurbi. Ja tagasi Mõtsari juures natuke läheb laiaks ja pidi selle väikese päästemanöövri tegema, aga kõik väga okei. Teekallet ka ära. Tegu väga omanäolise katsega väga palju üles-alla sõitmist, teekallet, erinevaid nüansse, millega sõitjad peavad arvestama. Väga aeglaselt situatsiooni, kus on juuksena otsas ja on natuke kiiremaid lõike.
tagasi Kevin Beedi juurde. Väga kiirelt, väga puhtalt on siin tulemas. Kõik tundub väga välja reguleeritud, täpselt nii nagu peab olema. Natukene seal laiaks, aga tundub, et nii oligi plaanitud. Katse lõppu. Natukene selle katsel välikaamerad tahavad kuidagi vägisi läbi põranda minna. Suurt midagi teha ei saa, aga ära kannatama 5.28,3 on natukene erroriga aeg, 5.24,1 on tegelik aeg, mis tähendab, et ta on üle 6,5 sekundi kiirem kui Lauri Hõbelaid oli. Seal ralli kindlad liidrid Kevin Beeti inimesse. Ootame. Väga on keesid praegu läbi. Täpselt peab välja uuesti sirgele. Minusti otsa kiirendama hakata. Natukene seal roteerub üle ja püüab seal sirgist oma moto. Ahtis juba vägise kurvi iskumaga 5.20,9, mis tähendab, et ta läheb 4 sekundiga punktikatzel juhtima ja nüüd on, siit punktikatse võit tuleb. Igatahes Kevin Beet ralli võitja 2 minutiga Raido Mõtsari ees. Kevin Milpak võtab viimase poodiumi koha, Lauri Hõbelaid 4, Gert Rohter 5, Karmo Rander 6. kohal, Hugo Raie 7. kohal, Tarvi Priks 8, võtab ka 1 punktikatsepunkti. Silver Effert 9 ja Rivon Iglas lõpetab esi10. Aga nüüd siis EMV1 klassi juurde Mario Vendla avab katse. Tegelikult midagi kindlat veel ja on ta siis võitlus Mario Hoogasega. Vahe enne seda katset 6 sekundit. 5,5 Vendla kasuks. Hoogas tegelikult pildis ei näe, aga tulemusi, kuidas olukord lahendus. Minemas katsele esimest korda näeme, minu mälu järgi näeme esimest korda pildis.
hetkel ees 16 sekundiga. Nii et vormistamise küsimus siin punkti katsel. Punkti katse punktid oleks läinud tore lisa. Gabriel Simson katsele minemas oma Volkswageniga jällegi. Volkswagen peab ülis näve. Väga palju nüüd ka sõitmas ei ole. Siin oluliselt toppima. Škoda. Siivad siis ka mõned Fordid, mõned Hyundai'd, mõned Volkswagenid. Aga rahvaautoks on eestlasele kohas Škoda. Kiiresti muutub siin praegu tulemas ka kiirel jupil Andres Sinimäe nüüd siis starti minemas, kes on suhteliselt väikese vahega Karl Reinoja selja taga. 2,4 sekundit lahutab neid kahte meest enne seda katset. Ralli kulg siis siiani olnud selline, et Andres Sinimäe on olnud üldiselt enamlikel katsetel eelisega ees Karl Reinojast. Küll aga katsed Perika ja Tavia on toonud olulist eelist Karl Reinojale. On ta saanud seal korraliku edu ja tõmmanud ennast liidri kohale. Ja Reinojast rääkides läheb ka tema rahale. Tema edu on siis sellel rallil need konkreetsed ühenäolised katsed, mis talle tunduvad väga hästi sobivad. Eelmust on siis oluliselt aega Andres Sinimäelt tagasi võttis. Mille siis hetkel rallit juhtimas on, kus katse enne lõppu. Rõõm on näha, et vahel on väga väikesed. Kui Sinimäe on siin oma teed läinud, siis nüüd viimased rallid on ikkagi hea näha, et Reinoja suudab väga tugevat konkurentsi pakkuda. Ja tagasi Vendla juurde, kes on nüüd katse lõpupoole jõudmas. Rääkitud siis auvas me kindlasti ei näe küll, aga siis näeme hiljem tulemusi, kuidas Super Mario võitlus lõppes. Sellel korral juhtuvad nad kuidagi peaaegu igal rallil suhteliselt koos olema. Ja on siis ajaks tegelikult 5.12,6 on meil siin jälle väike error sees. Saame näha, kuidas kulgevad teised sõitjad. Võrdlust ka Vendla ajaga. Näiteks Alar Arumäe, kes sõidab siis sama autoga, millega sõidab ka Mario Vendla ja tegelikult millega sõidab ka Mario Agas. Ford Fiesta. Tegu jällegi väga populi auto. Küll aga popim, kui näiteks Citroen, mida ei ole ükski võistleja valinud. Ja 15,9 võitleb 5.16,0, nii et jääb ta siis hetkel alla Mario Vendlale ja seda 3,5 sekundiga.
Gabriel Simson siis oma Volkswageniga, kas ta suudab neile vastu panna, pigem kahtlustan, et suudab. Gabriel Simson on näidanud väga hea minekut nüüd sel ralli kui ka üldiselt. Ega ta siis asjata punkti tabelis 3. kohale ei asu. Ja Polo juures väga positiivne on ikkagi helid. Oleme näinud neid turbohelisid, kes on eksperimenteerinud erinevate mängudega, siis Dirt Rallis samamoodi Volkswagen Polol väga silma paistvad helid. 5:10,9 siis on Gabriel Simsoni ajaks, millega ta läheb 1,5 sekundiga Mario Vendlast ette. Siis Anders Inimäe võtab siin korralikult ajast viimast. Lõikamised laiemaks sõitmised, kõik kasutatakse ära. Siis oma Škodaga, ainuke Škoda top 5 on mõneti üllatusi, kuna Škodasid on nii palju. Ja väga lähedal seal oli sellele ajal, aga puudet ei olnud, kõik kontrolli all. Siis viimane pikutus. Vasakule paremale jupp. Ja 5:07,7 ehk Gabriel Simsonist ette 3 sekundiga. Avaldab, nüüd siis oleneb kõik sellest, mida teeb Reino ja Sinimäe selja taga. Tuletan meelde, et nende vahel oli 2,4 sekundit enne viimast katset. Siis Reino vaja vormistada ja vormistatud ta saab 5:06,8 ehk sekund kiiremini kui Sinimäe ja võtab siis Karl Reino siit selle ralli võidu endale. Ja lähemegi kohe tulemuste juurde. Karl Reino esimene koht ja punktikatse võit, Anders Sinimäe teine 3,4 sekundit maas. Gabriel Simson 3. Allar Arumäe 4. kohal, Mario Vendla 5. Mario Haugas jäi 6. Kevin Lempu 7. kohal, Ago Oll 8. Romario Voksep 9. kohal ja Uko Melis siis lõpetab meie top 10. Ja sellega tänangi kõiki, kes tulid vaatama järjekordset e-autoralli Eesti meistrivõistluste Power Stage'i videot ja kohtume juba peagi Itaalia Power Stage'i videos, milleks on siis imekena, kui mäletan õigesti, siis Valstania katse. Igatahes jälgige kõik Evalit erinevates kanalites ning näeme ju järgmine kord.